Kas elektritõukeratas on ebaseaduslik? Ei, tegelikkuses ikkagi päris nii hull seis ka pole. Kuid siiski tuleb jälgida kahte parameetrit. Valmistaja kiirus ja mootori võimsus. Sisuliselt võib öelda, et 90% linnatõukse nagu Joyride'id, Segway'd, Xiaomi'd ja paljud muud on täiesti legaalsed ja see on tegelikult kogu aeg niimoodi olnud. Mida peab aga jälgima on see, et mootori võimsus ei oleks üle 1000 vatti ja et valmistaja kiirus jääks alla 25 kilomeetri tunnis. Lisaks, kui masin on varustatud piirajaga, siis ei tohi saada seda nupust sisse ega välja lülitada. Siiski tundub, et inimestes on tekitanud segadust viimane Riigikohtu lahend. On küsitud, et kas muutus seadus. Tegelikult on kõik samaks jäänud, ehk et ei muutunud. Muutus vaid seaduse jõustamise viis. Nimelt võttis hiljuti Riigikohus ehk Eestis kõige kõrgem kohtuaste vastu uue otsuse. Kui sinu tõuks ei vasta eelnimetatud normidele, on tegemist mootorsõidukiga. Miks on see oluline? Paljud teist tabavad end mõttelt, et kuidas ma saaksin liigelda avalikus ruumis enda elektritõuksiga, mis ei vasta normidele, ja vastus on, et ei saagi. Või täpsemalt öeldes, see pole legaalne liikumisviis. Eesti seadused nõuavad mootorsõidukite registreerimist ja selleks on vajalik tüübikinnitus ja sellele vastamine. Kuid elektritõukerattale sobivat tüübikinnitust seadus kahjuks luua ei lasegi. Siinkohal võiks ju küsida, et miks seda siis teha ei saa, sest pole kehtestatud norme, mille alusel tüübikinnitusi ja arvele võtmise üldse teha. Seega, kui teie tõukeratas kvalifitseerub mootorsõidukiks, ei ole selle kasutamine lubatud. Vähemalt avalikus liiklusruumis mitte. Registreerimata mootorsõiduki juhtimine on karistatav trahviga kuni 400 eurot. Veel rangemad karistused võivad tabada neid, kes juhivad korduvalt juhtimisõiguseta mootorsõidukit või teevad seda alkoholi mõju all ning hullemal juhul võib kaela saada ka kriminaalkaristuse. Samuti on oluline muutus ootamas meid selle aasta detsembri lõpust, kui Eesti peab üle võtma eurodirektiivi, mis teeb ka elektritõukeratastele liikluskindlustuse kohustuslikuks. Täpsemalt öeldes muutub see kohustuslikuks masinatele, mille valmistaja kiirus on üle 25 kilomeetri tunnis või kui tõuks ise kaalub üle 25 kilo ning sõidab kiiremini kui 14 kilomeetri tunnis. Peab taga kindlustatud olema. Tõukse, mis sõidavad kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis, kindlustada aga tõenäoliselt ei saagi, sest Eesti seaduste mõistes on tegemist ebaseadusliku mootorsõidukiga. Kui teie tõukeratas vastab aga eelnevalt nimetatud tingimustele, siis laieneb sellele ka kindlustuskohustus ning see masin vajab uue aasta algusest liikluskindlustust. Enamik linnatõukse nendest normidest siiski üle ei lähe, ehk et neid kindlustama ei pea ning sõitmine võib jätkuda nagu ikka. Kuid kui teil on mõni raskema kaaluga tõuks, siis tasub ennast võimalike kindlustuspakkujatega kurssi viia. Meie siin Voltride'is aga loodame, et nüüd on temaatika natuke selgem või kui tekkis ka täiendavaid küsimusi, siis võtke meiega julgesti ühendust.